täna on 3 notarit järjest. Back to back, kell 11.12 ja 12.30. Ehk raske töö tasub ennast ära. Vaeva nägime, muidugi nüüd praegusel ajal tehingud võtsidki natukese kauem aega ja tänu sellele kuidagi nad ühel ajal ka niimoodi kokku jõudsid, aga efektiivne ajakasutus nüüd täna. Et täna on selline notarite päev. Maisku on. Ei lastudki ligi. Lasti ainult tehingu osapooled. Sai esimene tehing ka neil ilusti tehtud. Nii. Teine notar, uus katse. Lähme vaatame. No, seekord sai ilusti tehtud. Korras. Davai. 3. notar. Läheme. Küll. 3. ka tehtud. Haps. Produktiivne päev. Nii et 3 notarit ühe päevaga. Mul ühe korra vist on veel olnud 3 notari päev. Siis ma tegin rekordi ka nädalaga 5 tehingut nüüd. Et päris rekord ei ole, aga päris kõva nädal. Kose-Uuemõisas korter, seal nõudlust või tähendab pakkumist vähe. Nõudlust on. Panime ilusti siin, ajad küll huvitavad, aga panime ilusti hindamisakti hinna, täpselt turuväärtuse ja suhteliselt kiiresti sai ostja. Nüüd see teine korter Nõmmel, siin põhimõtteliselt tehing juba ammu lukus. Me käisime võlaõiguslikus lepingus ära siin 3 kuud tagasi, 4 kuud, midagi sellist. Teinekord isegi tasub oodata. Läbi selle, et me just need ostjad valisime, kellel oli vaja teine tehing enne ära teha, kellel oli vaja aega. Me saime siis läbi läbirääkimiste esialgse hinnaga müüdud. See, et mul nüüd on stabiilselt tehinguid, see on pika töö tulemus. Ma olen 3,5 aastat nüüd rabanud ringi. Alguses endale mõtlesin muidugi, et suuri asju teen, vingeid objekte müün. Tagasi vaadates, see on alles vundament. Nüüd on aeg selle peale hakata ehitama. Kui nüüd mõelda, see oli alles 4 aastat tagasi, kui ma kaitseväest tulin. Mis ma siis olin ise? 23, kiilakas, täielik kollanuk. Kinnisvara hindajana ma olin 6 kuud toimetanud, aga kui maaklerina alustasin, see oli minu jaoks ikkagi korralik šokk. Aga ma teadsin alati, kuhu ma tahan jõuda. Valdkond mulle juba meeldis, seda ma juba nägin, aga kuidas edukaks saada, seda ma küll ei kujuta nüüd ette. Aga samm-sammu haaval, esimene leping, esimene tehing, esimene 10 tonnikuu, esimesed inimesed, keda ma palkan. Seda ei ole võimalik kohe ette näha, aga kui sul visioon on paigas ja tead, kuhu sa liigud, siis sa tead ennast ka hetkest üürida. Praegu on mingi imelik aeg, aga mõtle järgmise 5 aasta peale. Kus sa oled 5 aasta pärast? Tema nimel sa saad juba täna töötada. Ja see ongi visioon. Mõtle, mis siin Koplis 5 aasta eest oli. Kus mina olin 4 aasta eest, kui ma alustasin. Ma ei kutanud ettegi, et minust maakler võiks saada. Et ma selles edukas võiksin olla. Sa ei kontrolligi, mis nüüd selle 5 aasta jooksul toimub turul, mis sinu ümber toimub, sa kontrollid seda tööd, mis sa ise sisse paned. Kui sa töötad enda tuleviku nimel, siis sa jõuad sinna, ma luban. Tavai, lähme, mul on ka tööd vaja teha.